ja ma arvan, et kui igaüks nüüd endasse vaatab, siis ta teab väga hästi, kas ta on selline maastikutundlik inimene või ei ole. Ja sõltumata sellest, milline on tema võib-olla side nagu sellise Eesti vana pärimusega, selline nagu baasiline tundlikkus, mis lapsel tekib enne ilmselt, kui ta rääkima hakkab. Mõnel tuleb see nagu elus või täiskasvanu ikka kaasa, mõnel inimesel ei tule. Ja see, kellel ta on kaasa tulnud, ma arvan, et need on väga rikkad inimesed. Et mina pean sellist nagu maastikutunnetust samasuguseks nagu võimeks nagu musikaalsus või ma ei tea, matemaatiline võimekus või see on midagi väga erilist. Ja ma usun, et siin eestlastel on kuidagi sellega mingi eriline side. Ja kuhu ma selle sissejuhatusega jõuda, tahtsin, et Turmas tegi väikese sellise nii-öelda algse tutvustava tiiru lektorile ka, enne kui me kõik koos sinna läheme. Ja ma tundsin, et seal tõesti selles IES, mis saab ju alles 5-aastaseks, tabas mind selline rahu, mis selles mõttes ei ole hea, et kuna ma tegelikult olen praegu õppustel ja sain linnaloa pooleks päevaks, et need unetunde on niigi väheks jäänud. et see... ei ole kuules. Kui sobib? 1-2-1. Läks paremaks natukene. Just, aga siis see mõte lõppes sellega, et kuna neid unetunde on pisut vähevõitu ja see rahu nüüd ka veel on selles algoritmis sees, et mul oleks väga hea meel, et kui me siis selle jutu teise poole võib-olla saame sellise küsimuste, vastuste ja mõtiskluste vormis teha, et mul on küll siin hulk igasuguseid mumme ja mõtteid üles kirjutatud nädal tagasi, aga ma kuidagi ei taha olla selline süstemaatiline ja hakata, eks ole, mingisugust akadeemilist loengut pidama. Igal ühel on selline oma lapsepõlve lugu. Mina olen Lõuna-Eesti poiss ja läks tükk aega enne, kui ma sain aru, et võib-olla selliste looduslike pühapaikadega on Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti ja siis ka Lääne-Eesti ja saared. Tegelikult need on kaks üsna erinevat kultuuri. Lõuna-Eesti, eriti see Mulgimaa, mille asustust võib siiamaani näha, et paljudes piirkondades tegelikult ei tekkinudki üldse ajaloolised külasid. Need jäidki sellisteks üksiktaludeks, eks neid on ka mujal Eestis, aga Mulgimaal olid mõned vallad, kus tõesti külasid üldse ei olnudki. Ja sealt siis tekkis nagu pühapaikadega selline lugu, et need pühapaigad, mis tekkisid siis talude juurde, olid pigem sellised ohvriaiad, et hiisi ja selliseid pühasid metsi Lõuna-Eestist on teada nagu väga vähe. Ja kui vaadata nüüd puude lõikes, siis võib-olla siin põhja pool kindlasti see kõige püham puu on olnud tamm, aga Lõuna-Eestis pigem on see olnud mänd või siis pedajas. Ja kui ma mõtlen oma vanaema peale, siis temal oli ka selline mingi kummaline selline männi igatsus alati, et need männid tekitasid temas sellise helge tunde ja seesama väike männimets, kus ta käis oma sellist hinge puhastamas, võttes ka minu siis mõnikord kaasa, kuidagi jäi nagu meelde. Muidugi neid ohvriaedu, mis olid talude ümber, need kadusid 19. sajandil ja isegi kui seda pärimust hakati kokku kirjutama, siis tegelikult mingisuguseid selliseid konkreetseid paiku enam ei olnud. Et me ei saa näidata ühelegi kohale kaardile, et siin oli see ohvriaed, et see ongi selline natukene salapärane asi. Aga nende ohvriaedadega, mis võis olla, või siis hingeaed või ka tapuaed, kuna seal kasvasid sageli humalad, seal oli alles veel selline väga vana piirang, et need aiad ei pruukinud olla üldse suured, mõnikord isegi ainult mõni meeter, aga sinna ei tohtinud minna.
ja ka need üksikud pühapaigad, mis siis olid kusagil maastikus, neid pigem nagu kardeti, et oli hirm isegi nendest mööda käia. Ja kuigi ma ise veel ei ole Jaapanisse jõudnud, on küll suur unistus, et tahaksin mõne aasta jooksul sinna minna, siis me teame, et näiteks Jaapanis on veel säilinud selline pärimus, et tavaline inimene ei tohi üldse teatud mäe otsa ronida ja varem oli see, et ta ei tohtinud isegi seda mäge vaadata. Nii et kuhu ma selle jutuga nagu jõuda tahan, on see, et võib-olla see nagu muutus, mis on nüüd toimunud siis võib-olla viimase 100 aasta jooksul, isegi vähem, on see, et võib-olla praegu on pigem hiied sellised nagu väe kogumise ja sellise hinge puhastamise paigad. Aga vanem kihistus ilmselt viitab nagu sellele, et need olid selliste vaimude asupaigad, kuhu tuli panna ohvriande, aga kuhu ise tavaline inimene ei tohtinud minna. Et tegelikult see hirm ja kartus oli osa sellest pühast rituaalist. Ja kaks täiesti vastandlikku asja ja kuidas need siis kokku panna, ega minul ka selle kohta tegelikult vastust ei ole. Ja kuhu ma selle sissejuhatusega võib-olla sihin, on see, et kui me nüüd vaatame sinna nagu Eesti ajalukku, Eesti pärimusse ja küsime, et kas me saame teada, et mida tähendas pühapaik võib-olla inimesele siin 200 või 300 aastat tagasi, ütleme sel ajal, kui Urmase vanemad selle koha siin nagu leidsid ja hakkasid talu pidama, siis tegelikult me ei tea seda. Me ei tea isegi seda, kui palju maeti hiiepaikadesse, kas nad olid seotud ka matusekombestikuga. Et ühesõnaga tegelikult on need Eesti hiiepaigad suurelt osalt kõik läbi uurimata. Et selliseid arheoloogilisi töid on minu teada tehtud väga vähe ja kõike seda kuidagi katab selline imeline selline saladuse loor. Ja minu meelest ei ole sellest nagu midagi, et paljud olulised asjad minu meelest et elu või vanemaks saamine on üldse selline huvitav asi, et eks me kõik selle peale oleme mõelnud, mida head ja mida halba toob see vanemaks saamine kaasa. Aga mulle näib, et kindlasti, kui sa oled vähemalt mingi osa oma elust õigesti elanud, ta toob sulle rohkem nagu hingerahu. Ja see on kindlasti asi, mille poole me võiksime püüelda. Ja mulle meeldib väga selline taoistlik paradoks, et kujutame ette, et selline inimese tarkus on nagu selline pall, ütleme õhupall, mida me elu jooksul puhume järjest suuremaks. Meie kopsumaht suureneb, suudame puhuda, sellise suurema palli ühe hingetõmbega. Aga see kokkupuute pind tundmatuga, ütleme, et see pall on siis see tarkus. Ja see, mis pallist välja jääb, on teadmatus, et mida targemaks me saame, seda suurem on meie kokkupuute pind sellise müstilise või tundmatu poolega. Ja see on minu meelest üks selliseid ilusamaid paradoks, et ei tohi nagu kunagi unustada, et tarkusel on hind. Et mida targemaks me saame, seda enam libiseb see maailm meil käest ja nii see peabki olema. Ehk siis nii, et võib-olla kui sa lõpetad ülikooli, sel hetkel me oleme kõik maailma kõige targemad inimesed. Ja elu lõpus ilmselt sa mõistad, et sa libised nagu ise enda käest, et sa ei saa aru, kes sa oled, sa ei saa lõpuni aru, mida sa siin teed, aga mis on selle taga, on see, et sa oled vaba. Ja see paradoks nagu meeldib mulle. Nüüd tulles tagasi nende hiiepaikade ja väekohtade juurde, siis kui me mõtleme näiteks regilaulu peale või rahvatantsu peale, võtame need kaks ilusat näidet, ilus laul kõlas siin ka hommikul, siis need on asjad,
milles on ka ju sees väga suur selline kultuurikatkestus. On küsimus, kas ta on lõplikult katkenud, see vana traditsioon, see laul ja see tants, mida me praegu teeme, võib-olla ei olegi nii tähtis, aga fakt on see, et see kihistus on elus, me oskame seda kuidagi hoida, me teame, mis tähendab laulupidu, mis tähendab tantsupidu, kui oluline on see meie hingeallikate jaoks, aga mingil põhjusel need looduslikud pühapaigad või siis pärimuslikud pühapaigad, nagu teadlased armastavad neid rohkem nimetada, tegelikult me ei ole osanud selle kõige unikaalsema osaga oma kultuurist õieti mitte midagi peale hakata. Ja võib-olla seesama koht, kus me praegu oleme, on selline, ma võiks võib-olla vaadates tulevikku, ta on selles mõttes nagu mingi ukse avaja. Me liigume täiesti nagu tundmatul maastikul, et me tegelikult, meil puudub nagu selline ühiskonnas läbi vaieldud arusaam, et mis nendest looduslikest pühapaikadest üldse võiks nagu saada. Ma tean, et kunagi mõned aastad tagasi oli ka vist Riigikogus oli looduslike pühapaikade toetusrühm ja räägiti seadusandlusest ja räägiti igasuguseid suuri ideid, aga mulle näib, et kõik see on kuidagi nagu pudenenud läbi sõrmede, et ega me tegelikult väga selle mõttega kuskil ei ole jõudnud. Ja näiteks sellised asjad on ju kõik läbi vaidlemata, et kui nüüd tekivad uued hiiepaigad või siis väepaigad, looduslikud pühapaigad, et millises suunas me siis läheme? Ilmselt me ei lähe selles suunas, et me ehitame sinna aia ümber ja üritame uuesti tunda sellist nagu suurt hirmu, nagu tundsid meie esivanemad võib-olla nagu mitusada aastat tagasi. Et kas Hiies võib olla kohvik? Näiteks kui ta on väga suur plats, kuhu panna, eks ole, see kempsumaja? Et kas Hiies võib teha üritusi? Et ühesõnaga, ja võib-olla mis on veel tähtsam, et kui me loome uue loodusliku pühapaiga, et kui kiivalt me peaksime otsima seda Eesti vana või siis ütleme sellist nagu soome-ugri traditsiooni või vastupidi, me peaksime olema väga avatud nagu kõikidele sellistele suurtele mõtteviisidele, vaimsetele süsteemidele, mis on maailmas olemas. Ja ütlen kohe ära, et mulle tegelikult see teine mõttesuund meeldib oluliselt rohkem. Sest kultuur on selline erakordselt paradoksaalne asi. Elujõuline kultuur tähendab seda, et sa hoiad kinni oma juurikast. Ja samas see tähendab seda, et sa pead kogu aeg muutuma. Aga kuidas kogu aeg muutuda nii viisi, et sa kogu aeg samaks jääd? See on täpselt samasugune taoistlik paradoks, nagu oli see targemaks saamisega. Nii et see on üks väga, väga põnev asi. Aga meenutan nüüd pealkirja, milleks ma panin siis hingemaastikel rännates või hingemaastikel matkates. Et sõna hingemaastik, kuidas ma siis selleni jõudsin, ma tean, et ma oma raamatutes üsna sageli olen seda sõnaga kasutanud, see on üks väga ilus termin. Selle rääkis suureks, eks ole, Fred Jüssi, nagu me mäletame. Aga ma arvan, et ka tema laenas selle kelletki. Ma ei tea küll kellat, aga tõenäoliselt tema oli lihtsalt inimene, kes seda kasutama hakkas. Ja mis on võib-olla see kõige tähtsam asi on see, et sel hetkel, kui Nõukogude võim oli ikkagi juba meie hinge siin kõvasti räsinud, paljud looduslikud pühapaigad olid mitte unustatud, vaid ka reaalselt hävitatud. Igasuguseid vanu rituaale oli ju täiesti võimatu, et neid nii-öelda avalikus ruumis elus hoida. Siis mida inimesed tegid? Ja vaata, see on üks selline Eesti inimese väga suur mõistatus. Ta justkui ei saa järgida sellist vana pärimuslikku traditsiooni, aga ta võtab sealt kaasa selle kõige olulisema asja ja see on see
maastikutunnetus. Ja mida inimesed tundsid, et kusagil nende ümbruses on mingid paigad, mis annavad meile jõudu. Mingid paigad, kus on lihtsalt hea olla ja mingid paigad, mis tõmbavad neid lihtsalt ligi, kus nende mõte läheb lendu ja kuidagi hing saab puhtamaks. Ja minu selline hüpotees on see, et need hiiepaigad muutusid väga lühikese ajaga sellisteks väga pisikesteks, sellisteks nagu mikropaikadeks. Ja hingemastiku rolli võtsid suurelt osalt üle kalmistud, siis kindlasti kodumets, ka koduaed ja lihtsalt mõned sellised erilised paigad maastikus, mis inimesed nagu ligi tõmbasid. Ja see näitab väga selgelt, et kui selline nagu väline traditsioon hävib, siis tegelikult see mingisugune sisemine traditsioon jääb ellu. Ja minu jaoks on see võib-olla kõige selline selgem märk, et Eesti inimesed selles mõttes on kahtlemata mingil erilisel moel, ütleme siis ka geneetiliselt erilised. Ja ma üsna usun sellesse mõttesse, et kõik need inimesed, kui see maa oli kunagi tühi, mõtleme kas või pärast jääaega, kui nad hakkasid uuesti põhja poole tulema, siis need inimesed, kes läksid põhja suunas, ei olnud normaalsed inimesed, sest normaalne inimene ei jää põhjas ellu. Nad peavad olema kuidagi teistsugused. Ja mida rohkem põhja poole sa lähed, seda rohkem pidi sul olema nii-öelda nagu nõiaverd. Ja ma mõtlen selle all seda, et sul pidi olema mingisugune võimekus ennustada tulevikku. Kas või väga lihtsal viisil. Isegi meie meteoroloogid Ain Kallis vist kunagi ütles, et kui ta koolis käis rääkimas, et õppige ükskõik kelleks, ainult mitte ilmaennustajaks. Et Eesti ilma ei ole võimalik ennustada. See oli veel enne seda, kui tulid telefonide suured ilmamudelid. Aga tõsi ta on, et selles väikses piirkonnas 20 kraadi erinevust isegi meie silmad näevad kuskil AK uudistest. Ja sa pidid teadma, millal vili maha külvata, millal lõigata, kust toitu saada. Su kõhutunne pidi ütlema, et just selles järve otsas on kala ja nii edasi. Ja ütleme siis kas naljaga pooleks või päris tõsiselt, kõik need, kellel seda nõiaverd ei olnud, surid ära ja nad ei andnud järglasi. Ja vaat sealt tuleb see, et mingisugune selline sensitiivsus on nagu põlvkondade kaupa kogu aeg nagu edasi pärandunud. Aga tänapäevases maailmas või tänases maailmas on, ütleme nii, et kui sa oled selline väga sensitiivne inimene, siis enamasti sa oled ka ülitundlik. Ja kui me mõtleme sellise tänapäeva elukorralduse peale, siis ülitundlikul inimesel võimalusi terve hingega siit elust läbi tulla on üsna vähe. Ja need, ütleme, mida minu väike kogemus ütleb, need väga tundlikud, sensitiivsed ja nõiaverega inimesed sageli lihtsalt ei leia oma kohta, sest see maailm on nagu nii palju muutunud. Ja samas minu meelest on see rahva jaoks üks selliseid suuremaid võimekusi, kuidas nagu üldse nagu rahvana nagu ellu jääda. Et see küsimus, et kuidas need inimesed leiaksid endale koha maailmas, on üks väga-väga suur küsimus. Ja selles mõttes see sama koht, mis iganes tõukada kellegile võiks nagu anda, et meil on vaja nagu sellist struktuuri nagu rahvana ellu jäämiseks. On vaja laululava ja on vaja ka mingisugust sellist looduslike pühapaikade traditsiooni, mis kestaks läbi aja ja läbi põlvede, läbi inimpõlvede. Nii et üks selline väike mõttelõng. Ma ei tea, miks mul korra lihtsalt tuli see mälupilt tuli meelde, et kui ma käisin vanaemaga kalmistul, siis
ma isegi ei tea, kust või mis ajal tekkis see traditsioon, et kui on need liivaplatsid, siis eks ole, need tuleb nagu üle rehitseda niimoodi. Ja kui sa sealt lahkud, sinna ei tohi jääda nagu ühtegi jälge. Kus see komme tuli, ma ei tea. Aga sellest hoiti väga kiivalt kinni, et selle traditsiooni rikkumine, see võis kaasa tuua sellise nagu suure ebaõnne, seda keegi ei teinud. Ja mu vanaema, kes elas ka väga eakaks, suri 98. aasta künnisel, siis 90ndate algusest käisime veel koos siis Tarvastu kalmistul neid esivanemate hauaplatse riisumas. Ja siis ma mäletan nagu sellist pilti, et see plats oli küllalt suur, ega jaksu enam jalgades vanaemal väga palju ei olnud. Kogu aeg ta kurtis oma tervise üle, aga samas mingi hetkel, kui ta on selle platsi ära riisunud, saab ta aru, et on ennast sinna viimasesse nurka nagu kinni riisunud. Ja siis juhtus samasugune ime nagu Priit Pärna koomiksis, et ajab seljas sirgu ja hüppab üle selle hauaplatsi. Ja minu lapse mälestuses on see justkui mingisugune kummaline hetk, et sa pildistad täpselt sellel hetkel, kui see vana 90-aastane inimene nagu lendab seal nagu hauaplatsi kohal. Et ma ei tea, kuidas ta seda tegi, aga ta tegi selle ära. Ja veel üks veider mõte oli see, et kui ma mõtlen, kas vanavanemad mulle rääkisid looduslikest pühapaikadest, kui ma olin laps, siis ma ütleks, et pigem ei. Ma arvan, et need lood, legendid ja traditsioonid olid ka nende mälus juba kustunud. Aga samas ma mäletan, kui siga veristati, siis alati vanaema võttis selle esimese veresortsu ja valas ühe sellise suure õuekase juure peale. Seda pidi tegema, aga ta ei osanud enam seletada, miks. Aga tema mälus oli, et seda on alati tehtud ja nii tuleb teha. Et ju siis mingisugune selline mälestus väga, väga vanast pühapaigast või kombest, et lihtsalt esimene ohvriant tuleb panna selle puu juure peale. Ja võib-olla selle viimane maastikuline mälestus, mis mul oma lapsepõlvestel on, et huvitaval kombel on teateid, et püha puu võis olla ka toomingas. Kuigi toomingas Eesti rahvapärimuses sageli on hoopiski selline nagu negatiivne puu, et on selliseid muinasjutte, et toomingal on väga tugev selline lõhn, et seal on ühesõnaga pigem on see nagu nuhtlus, et ta ei tulnud vastu siis vanaisale, kui seda maailma loodi, et ühesõnaga tekkis mingisugune selline vaidlus ja ta ei andnud järgi ja siis vanaisa muutis ta selliseks nagu haisupuuks. Aga toominga lõhn meile kõigile meeldib, see justub öövikute ja kevadega. Ja vot selle ühe sellise toominga või siis toomepõõsa juures, nagu vanad inimesed kutsusid, vot seal oli küll selline imelik lugu, et lapsed võisid ju vabalt nagu ringi joosta, aga sinna mingil põhjusel ei tohtinud minna. Ja ma ei ole siiamaani, ma ei tea miks, aga lihtsalt nii oli, et see oli selline koht, kus oli siis keelatud lastel käia. Ja hiljem olen mõelnud, et väga võimalik, et see võis olla ka mingi väga vana mälestus sellest vanast pühapaikade kihist. Nii, see oli selline võib-olla esimene olulisem selline mõttelõng, mis ma tahtsin teiega jagada. Kindlasti on tekkinud juba palju mõtteid ja küsimusi, et äkki ma küsin, kas keegi tahab äkki mingit oma mälestuskorra siin teistega jagada või on mõni küsimus, et siis vaatame, kuhu me edasi läheme. Jaa, palun.